Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Nagu te tänase saate sissejuhatusest aru saite, me oleme Haapsalust. Tere tulemast mootorite maailma. On algamas kestvusmotokrossi Eesti meistrivõistluste 5. ja Balti karikavõistluste 6. etapp, nii et sagimist saab olema siin küllaga. Tere tulemast saatesse. Kilsi lennuväli on tehnikasportlastele tänuväärne koht. Seekord nautisid seda toredas sügisilmas 160 kestvuskrossi harrastajat. Kõigepealt valmistasid 6 kilomeetri pikkusele rajale minema soolotšiklid. Lääne motoklubi on kogenud meeskond ja igal aastal nuputatakse taaskord midagi uut, et kohalikust taristust nii-öelda maksimum välja pigistada. Reijo Engmanil oli topeltkoormus juhtida suure ürituse ettevalmistust, et siis sõiduriided selga tõmmata ja ise rajale minna. Eelnevat tankimist vajasid 2-tunniseks kestvuscrossiks nii mootorratas kui mees ise. Tänane ilm on just see, mida motokrossi sõitjatega ootavad kõik. Jah, et sellist ilma ei ole meil küll vana jumal kunagi andnud, et eelmine aasta tegime veel viimasel õhtul rada ümber, et oli tohutu muda ja vesi ja et see aasta on küll täielik kingitus nii-öelda. Kuidas see rada üldiselt praegu on seda muudetud ka? Rada eelmise aastaga võrreldes on muudetud jah, selles mõttes, et eelmine aasta me olime sunnitud lihtsalt tegema mujalt, sellepärast et nii palju oli vett ja tänu sellele pidime raja ära muutma, aga täna ta jookseb ikkagi oma vanad traditsioonilist järgi pidi. Selles mõttes on ilmaga on hästi, et on nii sõitjatele hea kui ka pealtvaatajatele hea, sest tavaliselt on siin ikkagi mereäärne koht ja siin on alati tuul. Et täna on ikkagi super, et 0 meetrit sekundis näitas ilmateade päeval kell 12. Ja absoluutselt kõik teavad, et motokross sügisel. No nii oleme endast parim andnud, informeerinud linnakodanikke ja ma loodan, et huvilised ikkagi tulevad kohale vaatama. No siin sinu selja taga lükatakse juba tsikleid joonele, et tahtis on hea stardikoht. Kuidas see osavõtjate rivi on tänaval? Osavõtjate rivi on üllatavalt hea. Soolomootorratted oli vist 120 kanti kuskil, et kõik on okei, nii et peaks tulema tore võidusõit. Ja rajapõhi on siin ju selline, et siin karta ei ole, et liiga tehakse. No rajapõhi on siin täiesti teistsugune kui igal pool mujal Eestis etappidel, et siin on paepealne pinnas, et täiesti teine olukord kui kusagil mujal, et tahab kindlasti algul harjumist saada, aga samas on ta kõigile nii-öelda läbitav ja tegelikult suhteliselt lihtne, kui saad nagu ütleme oma rütmi kätte. Oled sa pilgu peale visanud, kes favoriidid on? Noh, eks need on ikka lätlased kindlasti, Winters on kindlasti üks favoriit. Kindlasti loodan, et Gert teeb väga hea sõidu oma klubi rõõmuks ja oma kodupubliku rõõmuks ja minu rõõmuks. ja kindlasti ei tohi unustada vanameister Toivo Nikopensust ja konkurents on tihe, aga ütleme esi 10 on ikkagi kiired. Kohe esireas ja üpris keskel oli koha sisse võtnud Lääne motoklubi oma poiss Gert Päevo. Gert, kuidas sa tunned siin koduraja stardis ennast? Eks natukene kodupublikes ikka närv on pingelisem. Aga Haapsalu rada on mu lemmik ka nii, ehk läheb hästi. On sul selge pilt ees juba, kuidas rada on, et sul mingid konkse ei ole siin? Ei ole, kõik on selge. Kus need kõige raskemad kohad lähevad? No ilmselt on osad metsakohad on natukene veel vesisemad, aga kõik muu peaks parem olla, nii et midagi nii hullu ei ole ka ilmas. Kuidas sul taktika on, millal sul tankimine plaanis on? On tunni ajavat üks tankimine ja muud taktikat ei olegi, lihtsalt täiega.
Pärast pikka pausi oli taas joonel ka Urmas Põldmaa. Kiiruse poolest pidanuks kõigist üle olema Andre Park, Eesti motokrossi meistrivõistluste pronksmedali mees. Hoopis iseasi oli muidugi see, kuidas ta 2-tunnises kestvuskrossis vastu peab. Väga ohtlik oli lätlaste dessant. 3 venda Wintersit toetasid veel motokrossi taustaga Edgar Silins ning Ugis Klimons. Reijo Engmangi ennustas just Jaanis Wintersit esikoha peapretendendiks. Peakohtunik Marko Saareke oli nagu ikka rahulik ja konkreetne. Kui te näete, siuke plakat, 1 tund, finiš. See on finiš veteranid 50+, hobid C, harrastajad C. Esimeses laines alustasid need, kellel sihikul kõrged kohad absoluutarvestuses. Väga hea stardi said lätlased, samuti Urmas Põldmaa, Gert Pääbo ja muidugi nii-öelda superstart ja Toivonikko Pensius. Ja kui võis arvata, et teine laine alustab rahulikumalt, siis just selles stardis käis veel ägedam võitlus koha pärast ja kahjuks ei suudetud vältida kukkumisegi. Aga see kõik käib ju selle spordiala juurde. Suurepärase hooga alustas Urmas Põldmaa, kellele kiire ja kõvapõhjaline rada sobib eriti hästi. Lätlaste poolt pakutud tempo võtsid vastu ka Andre Park ja Gert Pääbo. Hea algus oli ka Reijo Engmanil. Favoriitidest ehk kõige rahulikumalt alustas ülikogenud Jaanis Winters. Siis äkki vaibus Urmas Põldmaa tempo. Ühel hüppel ei pidanud tema KTM-i Amort vastu ja nüüd tuli jätkata juba tunduvalt rahulikumas tempos. Kõige kiirem mees 6 kilomeetri pikkusel ringil oli Andre Park, kes suutis ainsana teha ringi alla 7 minuti ja nii raputas ta kõik rivaalid oma tuulest maha. Kui algasid tankimised, siis paisati vahepeal välja kujunenud rivi päris põhjalikult segamini. Väiksemate paakidega tsiklid vajasid kütust koguni mitmel korral, samal ajal kui konkurendid ainult korra boksis peatusid. Ülemäära keegi kiirustama ei hakanud, aga rajal võidetud kallid sekundid tuulde ka ei lastud minna. Koostöö abilistega sujus kõigil suurepäraselt. Siis ühel hetkel oli liider Andre Park jalamees. Mis juhtus? Mootor andis otsad ja lõpetas oma tööna, et midagi ei ole teha. Et see mõttes jäi poolikuks seekord kahjuks. Muidu sinnamaani sõit sujus ju kenasti. Jaa, et sain oma sõitu sõita ja kuigi pidi, päris 3 korda tanksin. Ja selle aega võeti järgi kõvasti ja oli nagu pingutamist, oli palju selles suhtes, et lihtne ei olnud, aga ma arvan, et ma sõitsin okeilt ja tegin oma tööd, mis ma sain teha ja kahju, et nii läks seekord. 2-tunnine maraton ei ole just tavalisel krossimile kõige lihtsam, ne? Mina arvan, et kross on selles kõige raskem, et seal on nagu pingutamist ja sa pead iga kurvi, iga sirge viimaks võtma, et siin on nagu enduro nagu selline puhkamisvõimalusi ka, et ei ole nagu nii füüsiliselt nii raske. Aga oleme ausad, siis metsast välja lükkamine oli 2 korda raskem kui sõitmine. Esikümnes kihutas koguni 5 lätlast, 1 soomlane ja 4 eestlast. Põhimõtteliselt sama pilt kui siis ka järgmises 10, kus parimal positsioonil oli juunior, enduroklassi liider Priit Piine. Sõidu viimasel kolmandikul suutsid liidergrupis tempot tõsta vaid 2 meest, Jaanis Winters ja Edgar Silins. Sõidu alguse kiiruse eest pidid lõivu maksma, aga Ugis Klimons ja Gert Pääbo, kes 2 esimesel lihtsalt minna lasid. Start läks väga hästi, ma olin 5, Reijo oli täpselt mul ees. Reios sain suht ka algust mööda ja siis sain kiirete punti, nii et see oli väga hea, et start õnnestus. Ja ma ei mäleta, kas esimene oli, aga igatahes ta kukkus ära sealt. Tõusin 3, olin Kliimasel enam-vähem järgi, aga siis hakkasid juba ringiga saada ette ja siis tekkis vaa sisse, aga vist tankima tulles ma olin isegi esimene, nii et poole sõidu poolt oli kõik hästi veel, aga teine pool esitas nii ära, et lõpus oli tõesti väga raske. 2 tunniga said 17 ringi kirja vaid 4 meest, 3 lätlast ja Gert Pääbo. 16 ringi sõitsid veel 7 meest, nende hulgas 4 eestlast, Jüri Triisa, Urmas Põldmaa, Reijo Engman ja Priit Piine. Absoluutarvestuses võtsid lätlased seekord koguni kolmikvõidu, kusjuures Dakari maratonide veteran Jaanis Winters sõitis noorematel konkurentidel lõpuks lihtsalt eest ära. Parim eestlane oli 4. lõpetanud Gert Pääbo, kes E1 klassi arvestuses oli 3. Mul korratas kõik neerud ja kõik asjad ära.
kodurada ei olnud nii pehme jaoks. Ei olnud. Aga kuidas see kestvusklass üldse võrreldava tavamotoklassiga on seal? Ei, selles mõttes, et see vajab nagu nii palju tugevamat füüsist, et motocrossis sul on sellised lühikesed sõidud ja on lihtsalt täiega panemine, siin sa pead ikka mõtlema. Ja nagu tervelt 2 tundi sa ei jõua ikka täiega panna. Aga mulle meeldib. Poodiumi koht oli ära ja ei ole ju pahalt. Jah, muidugi natuke oli enne ka seal, et pargil sai Pents otsa, aga ma olen väga õnnelik. E2 klassis sai Jüri Triisa teise koha, E3 klassis võtsid Urmas Põldmaa ja Tiit Tippel kaksikvõidu. Enduro klassi parim oli Priit Piine, 3. koha sai Almar Proos. Harrastajate klassi võitja oli Timo Vakermann ja üle 40. klassi võidumees korraldaja Reijo Engman. Sõit oli hea, et rada oli hästi hea, et ja pidas lõpuni vastu, et see aasta peaks olema kõik võistlejad küll ülirahul, et ja omal läks väga hästi, et tegin oma sõidu ära ja vigasid ei teinud ja oma klassi esikoht. Said stardist väga ilusti minema ka? Sain stardist ka ilusti minema ja kõik sujus, et ei olnud mingit probleemi. Kas jõudsid jälgida ka, kuidas Gert Päevoiski jõudis? Ringi vist olime koos, aga siis hoogu nii palju ei ole, et nendega sammu pidada, et siis tekkis vahe sisse ja siis sõitsin oma sõitu edasi. Päeva teine pool oli 4-rattaliste päralt. Seni kui korraldajad olid ametis raja korrastamisega, seda päeva teiseks põhistardiks toimus veel 2 võistlust, kus rajal selle spordiala tuleviku lootused. Kõigepealt olid oma etteasteks valmis kõige nooremad, kes sõitsid väikesel ringil ja kuni 50 kuubikuliste sõiduriistadel. Suur erinevus oli nii sõidukitel kui sõiduoskusel, aga vapralt tulid kõik oma ülesandega toime. Kõige tähtsam oli loomulikult osavõtt, aga aplausi teenisid ära kõik osavõtjad. Veidi tõsisemaks läks teises stardis, kus rajal läksid 100 ja 200 kuubikulised quadraceri. Nemad said juba proovida ühte osa täiskasvanute rajast ja kõige kiiremalt alustas 20-minutilist sõitu Kevin Saar, kes sai kahjuks rajal olla vaid 3 ringi, siis vedas tehnika alt. Koos poistega seikles rajal vapralt ka tüdruk Hanna-Maria Tennokese. Lõpuks tegi ainsana 8 ringi võitja Brandon Bogatšov, teine oli Kaidur Kompus ja 3. 100 kuubikuliste parim Joosep Eesmäe. Täiskasvanutel oli kontrollajaks juba 1,5 tundi. Quadracerite klassis oli kaalul juba ka Eesti meistritiitel, seda olenemata viimasest etapist. Sügisega tõmmatakse joon alla. Kaspar, kuidas te seal quadride klassis praegu seis on? Praegult on muidu oli üppes tasavägine, aga nüüd Toovis esindab Eesti koondist rahvuste krossil Itaalias ja nüüd on mul tiba kerge pingata nii-öelda. 3. kohaga on nagu punkti vahe suurem, et Toovis oligi teine, et vahel jäid 17 punkti. Aga ei, 3., 4. koht on ka ikkagi, teoreetiliselt on nemad ka nagu püsijad nii-öelda. Nüüd pead viimased 2 etappi ikka pingutama? Ikka, jah. Et ei, paneme nii, kuidas oskame. Kuidas see Haapsalu rada muidu quadrile sobib? See on ju kõvapõhjaline rada hästi. Ei, minu arust on väga hea, et ta rikastab nagu seda sarja üldse, et kui on nagu liivakross, on väga palju pottsepad ja et siis niisugune kõvema pinnasega rada on nagu minu arust väga ideaalne. Lätlastel on see päris kõva masinaklass, et taktasid ja tundub see päris palju olevat. Ja ütlesin, nüüd on need 2 viimast, ehk siis Haapsalu ja Paikuse on nii-öelda Balti meistrivõistluste etapid kestvuskrossis, et tänu sellele on lätlased nagu tulnud rohkem siia. Et neil käib nagu ka oma Balti arvestuseks siia punkti sõita. No kuidas on, kas Eestist Tammas hakkab peale neile? No ma loodan küll, jah, et noori kiired on ja eks lätlased on ka, ega jagelemist tuleb päris palju, ma arvan. Stardimöllus tegutsesid väga oskuslikud lätlased ja kui Kaspar Kangur hoidis nende tuulde, siis päris viimasena sai rajale teine väga kiire eestlane Sten Jupasevski. Nüüd tuli tal kõvasti pingutada, et stardis kaotatu rajal hea sõiduga tasa teha. ATV-de sõitjad jagunesid 2 klassiks, üle 750 kuubiku ja alla selle. Väiksemas klassis olid 3 mehel praktiliselt võrdsed võimalused. Sul on siin esireas koht sisse võetud, tähendab, seis on hea? Seis on normaalne. No küll ma olen teisel kohal praegu kokkuvõttes, aga loosin praegu. Punktivahed on päris väiksed, et läheb ägedaks sõiduks. Kuna siin on üks tehniline rike mul olnud, siis küll ütleme, esimesega on punktivahe suhteliselt suur, ütleme 33 punkti, aga teisest kohast edasi tuleb rebimine.
2 etappi on sõita, kõik on võimalik. kõik on võimalik. Peaks, et tehnika vastu peab. Mis taktika on siis? No ikka võidu peale välja. ATV-de kiiremees on paljudel võistlustel Randel Tars. Rivaalide tundub lausa uskumatu, kui kiirelt mees rajal liigub, aga kahjuks ei pea tema tehnika sellele valule vastu. Ka Haapsalus jäi selle klassi kiirem ring lõpuks Randel Tarsi nimele, finišini ta kahjuks aga ei jõudnud. Quadreisterite klassis tegid kontrolle aga 11 ringi 4 meest. Võitja oli Kaspar Kangur, kes on ühtlasi selle klassi Eesti meister. Lätlase Andris Tsirsi järel oli 3. Sten Jupasevski, kelle järel tegi veel 11 ringiga 4. lõpetanud Martin Filatov. ATV-del tegid 10 ringi 4 esimest, üldvõitja oli lätlane Karlis Soika, järgnesid suurema klassi 2. ja 3. Alo Linkholm ning Ahti Koort. 4. oli väiksema klassi parim Kalev Kõivsaar. Poodiumile sõitsid end ka Arvi Käpa ja Tanel Veerpalu. Üldises pingereas saab kõik selgeks viimasel etapil, mis sõidetakse Paikusel. Juba hommikul alanud Lääne motoklubi ettevõtmine oli sellega lõpuni jõudnud ja Reijo Engman võis koos meeskonnaga rahul olla. Ilm oli super, et väga hea. Ma arvan, et kõigile väga meeldis. Kuidas arenesid sündmused Kestvuskrossi viimasel etapil, mille korraldajaks Paikuse motoklubi, sellest juba meie järgmises saates. Tänaseks kõik, aitäh vaatamast, mootorite maailmas kohtume taas järgmisel pühapäeval, seniks kõike head. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.